Hariduslik rollimäng ehk õpilarp võib olla üks viis motiveerida ja kaasata erineva taustaga õpilasi. Ühine eesmärk aitab keskenduda ja innustuda, tuues mängu teemakohased teadmised ja sotsiaalsed oskused. Raamjutustuse kaudu toetab õpilarp mitmekesist õpet ja erinevat sorti teadmisi. Õpilarp esineb mitmel erineval kujul ja paljudes erinevates žanrites. Õpilarp võib kesta kõigest tunni või kuni mitu nädalat. Mäng loob interdistsiplinaarse või individuaalsete ainete keskse sündmuste ja tegevustega simulatsiooni. Teemakohastel teadmistel on õpilarbis väga tähtis roll. Selle asemel, et olla kõige keskmeks, pakuvad teadmised vahendid ühise ja tähendusliku eesmärgi saavutamiseks. Õpilarp loob rollide ja narratiiviga selge raamistiku, kus kõigil on oma funktsioon. See aitab üksteist ja mängu teemat näha uues valguses. Akadeemilise ja sotsiaalse tasandi lõimumine motiveerib ning loob tähendusrikkaid teadmisi. Õppekava saab osaks mängust ja muutub oluliseks immersiivse kogemuse kaudu. Roll muudab ebaõnnestumise talumise lihtsamaks, sest läbi kukub roll, mitte inimene ise. Mäng ja lugu on motiveerivad faktorid. Kõik osalejad saavad loo arengut ja tulemust suunata. Õpilarp hõlmab osaliselt ka tavalist õpet klassiruumis. Kui osalejad teevad koostööd ja teemakohaseid teadmisi kasutatakse õigesti, võib ületada peaaegu kõik takistused, kuni eesmärk on käeulatuses. Ja eesmärgiks pole üksnes millegi saavutamine ja tippu jõudmine, vaid ka akadeemiline, isiklik ning sotsiaalne areng.